Tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Tänase saate külalist on lausa lust ja rõõm tutvustada, sest ta on kogemustega koolijuht, käima lükanud suisa 2 riigigümnaasiumit, välja andnud raamatu ja nüüd ma tahan kohe lugeda ette tema kolleegi kirjutise, et mida ta arvab oma juhist. Ta on kindlasti kõige innovatiivsemate ja huvitavamate ideedega haridusinimene, keda ma näinud olen. Minu suur inspiratsioon. Õpetajates on ta loonud sellise imetluse, et ma ei suuda seda kirjeldada. Enamus õpilasi armastab teda samuti. Tema aktused on naljakad ja põnevad. Ta on julge ja ei kohku kunagi hirmsate lapsevanemate eest. Oskad sa arvata, Alo Sovi, kes sinu kohta niimoodi on kirjutanud? Miks te õpetaja Leesiga olete rääkinud? No hea küll, ma olen rääkinud ka teistega. Tegelikult eile oli meil kohtumine Ülle Matsiniga, tervitab sind ja ütleb täpselt samad sõnad, meeskonnamängija, innovatiivne, kõige parem kolleeg üldse. No siis on väga hea, kui ma olen suutnud sellise mulje jätta. Tere kõigile. Tere. No Alo, tegelikult tahaks nüüd teada, et kus on sinu juured, kus sa ise õppinud oled ja milline on olnud siis sinu tööelu, et kus sa kõik töötanud täpselt oled, et kus sa kõik algus on saanud? Väga hea. Alustades päris alguses, siis mina olen käinud kõikides nendes koolides, mis on järjepanu kinni pandud. Ehk nii nagu see haridusreform on käinud, et mina olen ees ja siis haridusreform on läinud järele. Et sündinud ja kasvanud olen Võrus, Võru linna külje all. Seal on väike Alevik Kose, mida Eestis on vist kusagil 6 või 7 tükki, üks on siis ka Võrus. Ning ma käisin kõigepealt Võru teises põhikoolis, ehk siis hilisema nimega Võrusoo põhikoolis. Ja umbes 3 aastat pärast seda, kui ma selle kooli siis 9. klassi lõpetasin, siis see pandi kinni, sellepärast et lapsi jäi lihtsalt Võrus sedavõrd väheseks. Gümnaasiumis ma käisin Kreutzwaldi gümnaasiumis. Ja teiste haridusinimestega seob siis seda niivõrd, et sellel, kui mina olin gümnaasiumi õpilane, siis Kreutzwaldi gümnaasiumi direktor oli mõned aastad Ott Ojaveer, kes on nüüd olnud juba aastakümneid Hugo Treffneri gümnaasiumis. Ja sealt edasi siis loogiliselt Tartu Ülikool. Mina teadsin juba 8. klassis, et mina tahan õpetajaks saada. Et kui 8. klassis eesti keele õpetaja kes käed tõsta, et kes plaanib hakata õpetajaks, siis mina ja minu pinginaber tõstsime käed. Tema vedas alt. Aga mina siis läksingi Tartu Ülikooli õpetajaks õppima. Et ajalugu ja erial oligi ajalugu. Kõigepealt ikkagi 4 aastat ajalugu. Toona oligi bakalaureus 4-aastane. See on siis see, mis on tänapäeval võrdsustatud magistrikraadiga. Ja pärast seda siis veel aasta õpetaja koolitust diplomiõppena. Nii et Tartu Ülikoolist on mul siis ajaloo bakalaureus 4-aastane ja lisaks siis 1 aasta veel diplomit ka juurde. Ning pärast seda siis otsisin ma muidugi hoolega tööd. Et eks neid ütlemisi oli ka üsna mitu tükki. Aga toonane Põlva ühisgümnaasium, kool, mis on praeguseks hetkeks kinni pandud. Kreutzwaldi gümnaasium praeguseks hetkeks kinni pandud, Võru teine põhikool praeguseks hetkeks kinni pandud. Aga toonane ühisgümnaasium siis võttis mind tööle ja 2 aastat töötasin ma seal ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetajana. Ja pärast seda siis 5 aastat Miina Härma gümnaasiumis, samuti ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetajana. Aga Miina Härma gümnaasiumis siis viimastel aastatel ma hakkasin ikkagi riburadapidi juba juurde korjama igasuguseid muid ülesandeid. Lõpuks oli seal tunniplaani tegemine ja juhtkonna koosolekut ja nii edasi. Ning pärast neid 5 aastat, kui ma ei eksi, oli siis aasta 2011. 2011, kui Tartusse loodi Jaan Puska gümnaasium. See oli ka uus kool. Et see oli siis Tartus koolireform, kui osad koolid läksid põhikoolideks ja osad siis tekkisid juurde uued puhtad gümnaasiumid. Oli seal Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium ja Puska gümnaasium. Ja Puska gümnaasiumi direktoriks sai Helmer Jõgi ja siis sinna ma kandideerisin õppealajuhatajaks ja siis ma sain õppealajuhatajaks. Nii et esimesed 1,5 aastat, et jah, päris koolidirektorina olen ma tegenud 2 kooliga, aga kui õppealajuhatajad lugeda ka kooli juhtide hulka, mida mõnikord tehakse, siis tegelikult isegi juba 3. Nii et Jaan Puska gümnaasiumi esimesed 1,5 aastat olin ka seal. Aga siis hakati looma riigigümnaasiumeid. Et esimene maakonnakeskne riigigümnaasium oli Viljandis 2012 ja 2013 siis tulid 2 tükki, oli Läänemaa ja Jõgeva. Nii et Jõgevale ma kandideerisin esimeses voorus mitte, aga teises voorus. Esimeses voorus nad ei leidnudki sobivat kandidaati.
ja teises voorus siis ma osutusin valituks ja teine voor oli niimoodi poole aasta pealt niimoodi, et Jaan Poska gümnaasiumist ma tõesti läksin ära kahjuks detsembri lõpus, et siis jaanuarist alustada Jõgevamaa gümnaasiumi rajamisega. Ja on 2 väga kiiret kooli rajamist olnud, praeguseks on need muidugi juba üle löödud, sest et Hendrik Aguril Kohtla-Järvel ja Urmo Reitavil Paides oli veel vähem aega, et kooli alustada, aga tollel hetkel oli see poole aastaga. Jõgevale ma sain tööle 13. jaanuar, esimene tööpäev, ja 1. septembril pidid õpilased majas õppima. Koos pidid olema olemas õpetajad, õpilased, õpikud ja kogu see süsteem toimima ka. Nii et õnneks olid mul väga head kaasteelised ja kaastöötajad. Ning sellega me saime hakkama ja Jõgevamaa gümnaasium on siiamaani, ma arvan, et väga suurepärane näidis ja võiks öelda, et pärl selliste maakonna gümnaasiumite seas. Ja 2016 siis uuesti sama asi Põlvas. Põlvas oli veelgi 6 aega vähem aega, sinna ma sain tööle veebruarist ja samuti 1. septembril tuli siis alustada ja seal alustasime asenduspindadel. Pool aastat olime siis teises Põlva linna otsas tühjas koolimajas, kuni siis oma koolimaja valmis ja siis jaanuaris, siis 2017 jaanuaris siis juba uues ligi nullenergia koolimajas, millest see sulles väga arugi ei saa, et ligi nullenergia on, aga hästi palju on puitu ja hästi avar maja on, muidu on äge. Niimoodi pikk lugu. Et järjest kool on suletud ja kool on avatud. No aga Tartu murdis nagu selle sünergia. Miina Härma on alles ja Jaan Poska on ka veel õnneks alles, nii et... Ei, seda kindlasti, jah. Et sa, Alo, ise oled tuline riigigümnaasiumite pooldaja, on nii? Ja on küll. Miks see nii on? Sellel on mitmeid erinevaid põhjuseid. Tegelikult ilmselt vähemalt 4, ma ei tea, ma alustan kusagilt otsast peale. Esiteks, ma arvan, et see, miks on riigigümnaasiumid head, et selle kohta on lausa hea praktiline näidis. Ma usun, et tegelikult Eestis ei ole niivõrd hästi kokku töötavad kogukonda, kui on riigigümnaasiumite kogukond. Sest riigigümnaasiumite, mitte ainult direktorid, aga ka direktorid, me tegelikult saame 4-5 korda aastas kokku, istume maha, arutame asju ja me jõuame tihti ühisele nõule, sest nii nagu ministeerium küsib koolijuhtide arvamust nagu Eesti koolijuhtide ühenduselt, siis meie anname ka ikkagi oma arvamuse ja see ikkagi mõjutab ju Eesti hariduselu. See on võimalus kaasa rääkida ja ikkagi üsna suure massiga üle terve Eesti, sest me tuleme ju nii Ida-Virumaalt, Võrumaalt, Hiiumaalt, Pärnu, kõik on kaetud ja Järvamaa sinna keskele ja Tallinnas veel ei ole, aga Viimsi on siis praegusel hetkel seal kõige lähem. Et see on üks asi. Teine asi on ka praktiline koostöö. Meil on olemas ka näiteks selline asi nagu on kerg. Riigigümnaasiumid on praeguseks hetkeks juba üsna palju, et kõigiga kogu aeg täielikku koostööd ei jõua teha, aga kerg on õpilaste enda välja mõeldis, see on Kagu-Eesti riigigümnaasiumid. See on siis Võru, Valga, Põlva, Tartu Tamme ja Jõgevamaa gümnaasium. Ning me vahetame õpetajaid, käime siis kogemuskohtumisel üksteise koolides. Meil toimivad täiesti ka toetavate kooli tugistruktuuride, nagu on siis näiteks õpilasnõustajad, regulaarsed kohtumised, koolidel sekretärid, juhiabid, need, kes tegelevad selle dokumendi poole kõige muuga, regulaarsed kohtumised, et arutada, kuidas on parem jagada parimaid praktikaid. Suvel augustis on tulemas Kagu-Eesti riigigümnaasiumite õpilaste suvepäevad. Õpilased peamiselt ise korraldasid, ise taotlesid projektidest rahasid, eks koolid ühel või teisel viisil toetavad ka natukene ja põhimõtteliselt on Tartumaal 3 päeva ja kõik on tegevusi ja asju täis ja see on astudes siis Põlvas riigigümnaasiumisse, siis sa ei saa mitte ainult seda Põlva ühte kooli, nagu see hästi tavaline on, vaid tegelikult sa saad endale sõbrad ja tutvused üle terve Eesti ja see on hästi oluline. Lisaks ma pean ütlema ka, et pidaja on hea. Ma ei hakka nüüd ühegi kooli kohta ütlema, et tal on halb pidaja. See on siis tavaliselt linnavalitsus või vallavalitsus. Sellepärast, et iga pidaja on oma näoga. Aga otse alludes ministeeriumile on ikkagi väga palju infot jõuab otse alla. Seda ei moonuta vahepealne haridusnõunik, haridusosakonna juhataja ja nii edasi. Et kindlasti on üle Eesti väga häid koolipidajaid, aga tegelikult on tihti peale ka ebapädevaid ja mitte nii häid.
ning tänu sellele siis tegelikult kooli elu korraldamine on lihtsam, kui pidajaks ongi riik, ministeerium ja see aitab sellele koostööle sünergiale ka kaasa. Nii et siin sai kohe terve ports asja. Ja üldiselt näiteks Tallinna Ülikooli poolt on läbi viidud siin koolide uuringut juba 3-4 aastat. Ja viimases koolide uuringus tegelikult väga selgelt on mingites kohtades, peamiselt on see siis õpetajate tööga rahulolu ja koormuse kohad, kus siis puhtad gümnaasiumid nagunii eristuvad ja sealt riigigümnaasiumid veel omakorda eristuvad. Nii et see tegelikult aitab distsipliinile ja õppimisele, kogu sellele moodsale koolikorraldusele kaasa. Pealegi ma arvan, et päris palju innovaatilisi ideid on läinud lahti just sellega, et on avatud uusi koole. No lihtsalt see on see uue kooli start on see, mis on nagu lihtsam alustada, kui vana ümber pöörama hakata. Aga sa ise lükkasid käima selle Jõgeva riigigümnaasiumi ja siis tulid Põlvasse, et kui palju sa üle kandsid, kui palju sa nüüd võtsid seda täitsa uut sinna Põlvasse ja mis sa jätsid maha sinna Jõgevale, et nii, et see on Jõgeva asi, seda me kaasa ei võta. Vaikus eetris, pinev vaikus eetris. See oli nüüd erakordselt keeruline küsimus. Seal oli kohe mitu küsimust sees. Jaa. Jõgeva oli hästi huvitav, see on nüüd hästi nõme sõna kooliinimeste jaoks, aga hästi huvitav projekt. Ta sündis kuidagi valmis. Et Jõgeva puhul me mõtlesime kogu selle koolisüsteemi valmis paljuski kahekesi Anti Alasiga, kes enne seda oli töötanud aastaid lähtelõppejuhina ja siis Treffneris arendusjuhina. Mina võtsin siis omakorda kaasa Põlva Miina Härma Poska kogemuse. Nii et tegelikult meil see Eesti koolisüsteemist oli väga hea ülevaade. Et me põhimõtteliselt kahe peale suure osa sellest mõtlesime valmis, kuidas me asju hakkame tegema. Ja niimoodi ta sündis ja selline on ta siiamaani. Et seda ma olen Jõgevamaa gümnaasiumi kohta ikkagi pidevalt rääkinud, et ta sündis valmis. Ja ka seal midagi muuta on juba väga raske ja ka väga ei ole mõtet, sest ta töötab hästi sellisena, nagu ta on. Ja ka seal me rakendasime päris palju innovaatilisi asju. Et näiteks 75-minutised tunnid gümnaasiumis, seda oli teinud ainult Hugo Treffneri gümnaasium ennem 1 aasta. See oli seal üsna loogiline. Loomulikult siis omaette järelevastamise aja, iga õpetaja ei vastanud järele omal ajal, vaid olidki ühel väga kindlal ajal tulid õpilased auditooriumisse kokku, said oma tööd kätte, vastasid järele. Loengute aeg, ükski tund ei jäänud Jõgeval kunagi ära. Sellepärast, et on loeng. Et nii, nüüd tuli meile tähtis külaline, lapsed, 10. klass tuli kõik aulasse. Et sellist asja ei olnud, meil oli väga kindel aeg. See oli kolmapäeval kell 3 ja kõik külalised käisid siis, kes tahtis, sai loenguid kuulamas, kes piisavalt palju käis, sai endale veel valikkursusena. Ja neid asju oli seal oma jagu. Ja see sündis suurepärase koolina ja on püsinud seda siiamaani. Väga silmapaistvate tulemustega, mida ma Põlvasse kaasa võtsin. Ma arvan, et hästi paljuski tahte ja julguse muuta. 75-minutistest tundidest said 70-minutised, keset päeva tekkis tohutult pikk 80-minutine auk. Eks ma võtsin Põlvasse kaasa paljuski ka kogemuse, mis ma Jõgevale maha jätsin. Kõik need head inimesed, sest need olid erakordselt ägedad inimesed Jõgeval, kellega koos töötada. Ja et siiamaani tuleb heldimuspisar silma, kui ühe või teise peale tagasi mõtlen. Ja nad on siiamaani erakordselt ägedad inimesed. Et kui me aeg-ajalt ikka kokku saame, siis räägime. Aga Põlvasse ma võtsin kaasa ka selle kogemuse, mida ma tahan teistmoodi teha. Ja täpselt need samad kohad, mis nagu Jõgeval ma tundsin, et jäid lonkama. Mitte kooli mõttes, kool töötab väga hästi, vaid minu enda jaoks. Siis neid sai nüüd Põlvas muuta. Ja eks me oleme toetunud Põlvas ka väga palju kohalikule tugevusele. Et mis on Jõgevamaa või Jõgeva siis tugevus ja nõrkus. Nõrkus on see, et ettevõtlusõppe pole seal kunagi olnud suuremas osas eriti populaarne küll, aga tugevus seest on see, et praktiliselt kõik tahavad teha riigikaitset. Et igast lennust, mis seal on maakonna keskne gümnaasium, kusagil 70 õpilast lennus, umbes 30-40 oli riigikaitse, teeb laagri kõik läbi ja saab pärast omal need märgid ja pagunid ja asjad peale.
ja õpetaja on ka seal väga vinge. Noh, seda Põlvas meil ei olnud, riigikaitse on, nii populaarne ta ei ole. Aga seest Põlvas on üsna pikk traditsioon ettevõtlusõppega. Nii et meie lennust 30-40 õpilasfirmat läbib seal majandus- ja ettevõtlusõppe. Noh, sellel aastal oli ka 43 õpilast, tegid kokku 13 firmat ja nendest parim siis Imelõõr, kes tegi siis pilliroost, Võrtsjärve pilliroost joogikõrsi, korduvkasutatavaid. See on seesama plastiku vähendamine ja sotsiaalne ettevõtlus ja kõik sinna juurde. Siis said Eesti õpilasfirmade konkursil teise koha. No, eelmisel aastal meil läks ka väga hästi, oli õpilasfirma Rabavesi siis. Edu ja tegu konkursil jäid nad teine, kolmas äkki. Ja noh, samamoodi said igal pool kõrgeid auhindu, kõrgeid tunnustusi, nii et see on tegelikult päris mitmes aasta järjest juba. Et 3 aastat on kool kestnud ja need ettevõtted ja ettevõtlusega seotud asjad on väga kõrgel tasemel. Ja ilmselt on järgmistel aastatel ka, et kasutades ära kohalikke tugevusi. No, Jõgeval nõrkuseks oli see, et meil oliks üks loenguaeg, ükski tundi jäänud ära, üks loenguaeg kolmapäeviti. Paljud inimesed ei saa tulla kolmapäeval kella 3. Kas ma 12 ei saaks tulla? Ma tuleks hea meelega teile rääkima. Ei saa, meil on tunnid. Nii, noh, selle me siis korraldasime Põlvas nõndamoodi ümber, et meil on Põlvas keset koolipäeva kasulik aeg, 80 minutit. 20 minutit söömiseks, tund aega kasulikeks tegevusteks. Ja näiteks see võimaldabki seda sama paindlikkust, et me saame külalist vastu võtta esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval, reedel. Ja eelmiste aastate statistika järgi siis sellised loengumahus külalisi oli meil aasta jooksul, noh, see nüüd praegusel hetkel lõppev õppeaasta oli 62 ning eelmine õppeaasta oli isegi rohkem, oli 79. Nii et see võimaldab siis tegelikult seda gümnasistide maailmapilti oluliselt avardada. Ja nad käivad siis kuulamas külalisi, teada saamas, milline on siis elu, noh, nii-öelda päris maailmas. Et seda me oleme püüdnud nüüd Põlvas hästi palju teha, et tuua seda päris maailma, mida heidetakse aeg-ajalt koolile ette, et noh, kool ei õpeta midagi, päris maailmaks ei valmista ette, et seda oleme püüdnud tuua hästi palju lähemale. See on nüüd selline lühike vastus. Võin anda ka pika vastus. No tegelikult Põlva gümnaasium on, nagu sa ise ütlesid, väga noor ju veel, aga ometi 2 aastat on kestnud ka konkurss aasta kooli ja mõlemal aastal olete jõudnud finaali ehk siis 10 parima kooli hulka. Et mis need Põlva pärlid siis on, et ettevõtlikkus sa siin juba mainisid, mis veel on? See ei ole mitte mingi ime, et üks gümnaasium jõuab aasta koolivõistlusel parimate hulka. Sellel aastal neid gümnaasiumi oli omajagu, sellel aastal oli ka võistlus oluliselt populaarsem kui eelmisel aastal. Eelmisel aastal oli seal vähem koole osalemas ja selle võrra oli ka 10 sekka jõudmine lihtsam. Sel aastal oli rohkem koole, aga päris paljud gümnaasiumid jõusid 10 sekka. Ainuüksi sellepärast, et gümnaasiumitel on olemas vanemad õpilased, kes oskavad paremini tehnikat käsitseda, kui siis näiteks põhikoolidel või lasteaed algkoolidel, kus noorematel õpilastel seda teha on ilmselgelt raskem. Sest paljuski on tegemist ka ikkagi õpilasi kaasava projektiga. Pluss, mida uuem on gümnaasium, reeglina tähendab see ka seda, et on seda tehnilist varustatud omajagu ja lihtsam on ka näiteks leida sobiv kaamera ja sobiv teksti videotöötlusprogramm, millega siis pärast see kõik ägedaks kokku lõigata. Et see on esiteks, et see ei ole, et noh, gümnaasiumitel praegusel hetkel mingis mõttes uutel gümnaasiumitel on kerge eelis, seda esiteks. Teiseks pärliks on kindlasti entusiastlikud õpilased. Need, kes tahavad teha. Et me oleme pühendanud ka hästi palju aega ja ressurssi õpilase esinduse ja üldse õpilaste ettevõtlikkuse ja õpilaste ise tegemise toetamisse. Nii et nende jaoks kokku panna üks video on täiesti loomulik elu osa, sest nad teevad neid nagunii erinevateks üritusteks, nad korraldavad ise üritusi, nad teevad erinevateks üritusteks, õpilased kirjutavad ise projekte, taotlevad ise rahasid, nad oskavad, kui on tarvis teha üks video koos selgitusega aasta koolile, siis tegelikult nad kasutavad neid oskusi, mida nad on õppinud juba igasugusteks muudeks asjadeks. Nii et selles mõttes see ei ole nende jaoks väga keeruline. Ma arvan, et see ongi see põhiline, see õpilaste enda tegevuse toetamine. Aga kuidas te seda teete, et siin põhikoolis me kogu aeg räägime, et kuidas saada õpilased ettevõtlikeks ja seda ettevõtlikkust kooli rohkem tuua. Jah, üks asi ongi, meil on väiksemad lapsed lihtsalt, et me peame rohkem toetama. Aga hea oli kuulda, et te gümnaasiumis ka näete vaeva selleks, et see ei tule niisama, on ju.
et mis on sul mingeid häid näiteid, et mida me näiteks saaksime ka põhikooli üle tuua? Ei ole, mitte ühtegi. Sellepärast, et heade näidete puhuks oleks tarvis esiteks teaduslikku analüüsi, mis eeldab ka mingisuguse kontrollgrupi olemasolu või vähemalt mingisugust tegevusuuringut. Seda ei ole. Nii, ja teiseks, väga paljud asjad saab vaadata tagant järele. Et nii nagu me hindame nagu poliitikuid edukateks või ebaedukateks 50 aastat pärast nende surma, et siis me saame öelda, kas oli hästi või halvasti. Et samamoodi on selle kooliga, et ma võin öelda, mida me teeme ja mis mulle tundub, et on hea, aga kas see päriselt hea on ja kas see päriselt töötab. Mitte mingit tõestus selle kohta ei ole. Nii et need kõik on väited on täiesti tühjad. Aga me teeme väga mitmeid erinevaid asju. Alustades sellest, et õpilasesindus, seal on tõepoolest korralik põhikiri, korralikud valimised, nad käivad koos igal nädalal, neil on väga kindlad asjad, mida nad teevad, neil on erinevad töögrupid, osa töötab kooli dokumentidega, hoiab neil silma peal ja kaitseb siis õpilaste õigusi. Teine osa siis korraldab üritusi ja vähemalt seni on meil ka õpilasesinduste presidentidega väga hästi läinud, ehk nad on suutnud ka oma need noored seal tööle panna. Neil on olemas oma väga korralik ruum koos väga korraliku tehnilise varustatusega. Nii et nad saavad seal koos käia, oma asju arutada ja neil on omad need väga kindlad tähtsündmused, millega nad tõepoolest tegelevad. Üks nendest on näiteks veebruarikuus toimuv Põlva gümnaasiumi õpilase esinduse presidendi vastuvõtt ja sellele järgnev pall. Et see on kõige lähem president, mis meil on, et siis Tallinnasse meist jõuavad väga-väga üksikud vahepeal harva. Aga meie oma president siis võtab vastu väga pidulikult, ilus sinine vaip, surub kõigil kätte, tehakse pilti ja pärast sellele järgneb siis pall. Nii et see on õpilasesinduse kõige suurem selline ettevõtmine. Aga sinna nad ise otsivad sponsorit, ise korraldavad päevakava ja meie kooli juhtkonnana ja siis meie noorsootöötaja siis on seal ainult toeks kõrval. Ja peamiselt siis hea sõnaga, et ära muretse, kõik läheb hästi, me saame sellega ka hakkama. Ja siis nad noored leiavad ikkagi hästi palju neid lahendusi ise. Nii et see on siis üks asi. Eks teine asi on noortes ka oma vastutuse kasvatamine. See on üks meie kasulik tegevus, et ega see loeng ei ole päris niimoodi, et päris vabatahtlikult lähen või ei lähe. Et tegelikult neil on kohustus läbida ikkagi 20 loengut aastas, nad ise valivad. Ja siis huvipäraselt, see mis huvitab. Ja kui aasta jooksul tõesti ei leia ühtegi loengut, mis huvipäraselt on, siis võib selles isegi suvetööle jääda. Nüüd tuleb tulla veel juunikuus hommikul kell 8 auditooriumisse ja kuulata siis seda, mida saab. Mitte enam seda, mis nii huvipärane on. Kogu see kasulik aeg on üles ehitatud kontseptsioonilt just nimelt õpilaste huvidele. Ja niimoodi ta ka töötab. Loomulikult on gümnaasiumis õpilasi, kes ei viitsi väga midagi teha. Ja kellele ema ütles, sa pead minema gümnaasiumisse, õpi hästi või muidu poiss, sinust ei saa midagi või muidu tüdruk, sinust ei saa kedagi. Tuleb ja õpib nii hästi nagu ta õpib ja midagi muud ei tee. Okei. Aga peale selle on terve rida teisi. Ehk kasulik aeg see 80 minutit paljuski õpilasel enda sisustada. Ja siis ta valib, kas ta läheb loengusse, kas ta läheb konsultatsiooni, kas ta läheb lugema, kas ta tegeleb lauamängudega, kas ta läheb huviringi. Tihti on väga huvitavad asjad ühel ajal ning meie parimate õpilaste probleem on see, et ma tahaks teha kõike, aga ma kõike ei jõua. Ja on loomulikult teine äärmus ka, meil on täiesti keskmised Eesti õpilased, maakonna keskne gümnaasium. Ei ole mingisugust eliitvalikut, et ainult kõikide koolide kiitusega lõpetajad ja klassivanemad, et meil on meie maakonna õpilased, kes tahavad gümnaasiumi haridust saada ja see teine äärmus, miks meil on midagi üle teha. Tegelikult teha on väga-väga palju. Korraldada, ise teha, huvitegevus osaleda. Nii et kes vähegi tahab, seda me toetame kõikides nendes tema enda valikutes ja tema enda ise tegevuses. Ja hästi palju on meil pühendatud ka sellele omavahelisele suhtlemisele ja näiteks gümnaasiumi lõpus on koolieksam, mis on kohustuslik. Et koolieksam meil ei ole aineeksam, natukene on, aga koolieksam on meil inimeseõpetuseksam. Ja seal ta peab siis rääkima sellest, mis loengutes ta käis, mida ta on lugenud ja inimeseõpetuse osa ka. Sellepärast, et gümnaasiumi, nüüd ma lähen kaugele, gümnaasiumi riiklik õppekava ütleb kõigepealt, et tähtis on saavutada üldpädevused koolis. Ehk kokkuvõttes õpilased peab kasvama hea inimene. Ja see on siis niimoodi tükid lahti defineeritud, et oskab suhelda, oskab käituda kodanikuna, oskab kasutada digivahendeid turvaliselt. 8 erinevat ja kui need lahti võtta 14 suuremat sellist üldpädevust. Aga gümnaasiumis meil on ju tunnid endiselt.
ajalookursus, kuidas me kontrollime, et ta on üldpädevused saavutanud. Noh, selleks meil ongi seesama koolieksam, milleks ta valmistud tegelikult 3 aastat läbi isiklike eesmärkide seadmise, läbi arenguvestluste, läbi huviringide, läbi valikkursuste ja lõpus siis ta peab sellest kõigest rääkima. Ja kui meie koolist läheb õpilane ära, siis loomulikult praegusel hetkel ainepädevusi testitakse riigieksamitega, inglise keel, eesti keel, matemaatika. Aga kus me teame, et ta hea inimene on? Kus me teame, et ta oskab luua turvalisi lähisuhteid ja pärast olla õnnelik? Noh, selleks ongi see inimesõpetuse osa seal juures. Et me tahame, et meie lõpetajast saaks ka siis hea inimene, kes oskab elada, teab, mida ta elult tahab ja julgeb ja soovib olla õnnelik. Et see komponent jääb tihti märkamata. Ja noh, vastutuse osas on loomulikult meil veel valikkursuseid. Neid on meil aasta peale kusagil 50-60, õpilane peab valima muidugi ainult 5-6. Aga ta peabki tegema valiku. Nii et tal on valida. Me ei ole kirjutanud ette mingisuguseid suundasid ja mooduleid ja me ei ole läinud väga sügavuti oma õppekavaga, sest saab minna sügavale, saab minna laiuti. Me oleme läinud laiuti, et õpilane katsetaks. Et jällegi kool on liiga noored teha statistikat, aga ma tean varasemast ajast, et tegelikult Eestis on päris suur probleem ka see, et astutakse siis õppima mingisugust eriala, olgu see siis üli- või kutsekoolis ning väga kõrge on siis esimesel kursuse jooksul või siis pärast esimest kursust õpingut pooleli jätnud või siis eriala vahetanud õpilaste protsent. Et üks meie eesmärk on ka gümnaasiumi jooksul juba seda järgmise astme haridustaseme pooleli jätmist või siis seda eriala muutmist vältida, et õpilased oma aega ei raiskaks ja et nad saaksidki katsetada, et nad saaksidki kogemusi. Ja üks väike asi veel, seesama töövarjupäev, mis on Eestis üsna populaarne meie gümnaasiumis, on ta kohustuslik, me päris samal päeval ei tee kui kõik teised, sest et siis on päris palju häid töökohti hõivatud. Et see on meil reeglina kevadel, et kõik 10. või 11. klassi õpilased lähevad ikkagi kuhugi töövarjuks. Kes midagi ei leia, see siis sellele leiame. Ja kui üldse midagi ei leia ja ei taha ka minna, no neid meie 200 on ka kusagil 20-25. See on mada kooli tulla, siis tulevad kooli ja tegelikult selleks päevaks me oleme organiseerinud neile, vanasti oli Rajaleid ja praegusel hetkel on Töötukassa see, kus tegeletakse karjääri arendamisega. Nii et Töötukassa tuleb, teeb neile töötubasid, loenguid, nii et nende karjääripäev on siis teistsugune, nad ei käi kellegi töökohas, ma ei taha minna kuhugi vaatamas või kellegi tudengi varjuks. Vaid nad tulevad kooli, harjutavad CV kirjutamist, harjutavad tööle kandideerimist, intervjuusid ja kuulavad, kuidas siis selles valdkonnas need asjad käivad. Nii et see on jällegi, iga detail on mingisuguse mõttega tehtud ja selleks, et kasvatada noores iseseisvust, ettevõtlikkust, ise hakkama saamist. See, mis sa kirjeldasid seal õpilasesindusega, minul kohe lõi pilt ette sellest ajast, kui ma olin Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses, et minu meelest üks ühele sama asja, et juba gümnaasiumis saab anda nii palju vastutust noortele, et see on suurepärane. Aga siit mul tekkis ka kohe küsimus nende suundade kohta, et me oleme siin rääkinud sellest ettevõtlikkusest põhiliselt, et missugused õppesuunad Põlvas on õpilastele? 3 aastat tagasi me alustasime mingisuguste fiktiivsete suundadega, et ütlesime, et jah, meil on. Tegelikult sellest ei tulnud algusest peale juba midagi välja. Okay. Meil on suur ports valikkursuseid ja õpilane ise valib. Ja niimoodi ei kujunegi tal väga kindlat suunda. Et selle aasta lõpetajatele me veel märkisime peale, sest ise need jagasime natukene. Reaal, sotsiaal, humanitaar, kultuur, sport. Esialgu, päris kohe alguses, kui me alustasime. Ja need, kes praegusel hetkel lõpetasid, alustasidki meie juures 10. klassist õppimist. Esimene lend on nüüd siis läbinud selle 3 aastat. Et nendele tõesti sai märgitud, et kui nad tegid ikkagi 6 reaalsuuna valikkursust, mis nad ise valisid, siis neil reaalsuuna lõpetas. Aga tegelikult meil seda enam ei ole ja tegelikult õpilased, kes käivad siis meil sisseastumisvestlusel, ütlevad, et see neile imponeerib. Et see, et neil ei ole piiranguid, see, et ühel hetkel nad tunduvad, et kirjandus päriselt ei ole see eriala või see valdkond, mida nad tahaksid teha, et äkki hakkas meeldima hoopis keemia, et siis nad saavad hästi kergelt seda vahetada. Ja seetõttu nad siis täiesti ise sügisel panevad kokku 9 aastaks selle valikkursuste kava, järgmisel sügisel järgmiseks aastaks. Ja seda mingil määral on aasta sees võimalik veel muuta ja vahetada ka.
Lisaks on meil kevadeti valikkursuste nädal, mis on siis juuni kõige, kooliaasta, õppeaasta siis õppimise aja kõige viimane ja tegelikult juunis on ta esimene nädal vahetult enne vaheaega, kui siis kõik 10. ja 11. klassi õpilased ja 12. need, kes soovivad või tahavad või vajavad, valivad ühe kursuse. Esmaspäeval 8 hakkab pihta, reedeks on hinne väljas, terve nädal ühte asja. Ja siis saab pakkuda hästi palju praktilisi kursusi ja seda me teeme ka koostöös teiste koolidega, see on jällegi koostöökoht. Et sellel aastal oli see koos Valga, Läänemaa, Hiiumaa, Noarootsi, Jõgevamaa. Ma peast isegi kõik 6 või 7 kooli. Et meie õpilasi oli võimalik siis minna ka teistesse koolidesse, teistest koolidest ligi 20 õpilast tuli siis meie kooli selleks 9 nädalaks ja tegid siis neid kursi, mis meie juures on. Nii et see valikkursuste nädala palett on veel eriti lai, et see on põhimõtteliselt on võimalik ühe nädala kursuste hulgast juba valida 60 erineva hulgast. Meil endal oli 15. Ja siis igaüks valis ja siis nad tegid kas pallimängi rannas, filosoofiat, samuti ettevõtluse kursus oli seal sees, et tootearendus, selline tore asi oli. Nii et täiesti erinevaid seinast seina asju. Mis küsimus oli? Just suundade kohta, et millised suundad on, et ei olegi. Aga ma kohe mõtlengi, et kes meil põhikoolist siis lendu lähevad 9. klass, et ja nüüd 10. tulevad ja ei olegi selliseid suundi, et need suunad justkui ka nagu aitaksid seda valikut natukene lihtsustada või et mul on need humanitaarained head, ma lähen sinna suunda, aga et kui nüüd üldse ei ole, et siis kas noored tulevad toime selle valiku tegemisega, et mis kursus ja kohe ära planeerida kõik või on teil keegi, kes nagu toetab neid, on sellised klassijuhatajad, mentorid, et kes selliseid valikuid aitavad neil teha? Kindlasti on. See töötab jällegi mitmel viisil. Et tavapäraseid klassijuhatajaid vähemalt praegusel hetkel meie koolis pole üldse. Meil klassid on, klasside eesotsas on klassivanemad, kellel on õigus siis klassi eest rääkida, kes siis vahendavad infot klassile ja klassilt. Aga meil on selline süsteem, mille nimi on mentorsüsteem ja mentorsüsteem sellepärast, et paremat nime me ei leidnud, sellepärast, et mentori enda mõiste on sedavõrd lai ja tihti ka väga spetsiifiline ja see kindlasti ei tähenda sellist mentorit selle klassikalises mõttes. Vaid pigem siis ta kannab ikkagi päris palju neid klassijuhataja ülesandeid. Igal õpetajal on mingisugune hulk õpilasi, kes käivad tema juures vähemalt kord nädalas koos. Ja see õpetaja jälgib seda, et nende õppeedukusega oleks kõik korras, viib nendega läbi arenguvestlused, räägib niisama, toetab niisama, esindab neid õppenõukogus, kui vaja on ja aitab ka muidu sellele nende igapäeva koolielule kaasa. Aga mentorgrupp on moodustatud nõnda viisi, et tegelikult seal on õpilasi 10., 11., 12. klassist. Mõni on väiksem, mõni on suurem ja see suurus sõltub paljugi ka õpetaja enda koormusest, et see õpetaja, kellel on hästi palju tunde, et paljude laste jaoks on siis vähe aega, siis tema grupp on väike. Need õpetajad, kellel on vähem tunde, siis nendel on aega rohkemate jaoks, et kõige suurem grupp on meil 17, kõige väiksem oli vist 5, 6, 5, see ei olegi nii tähtis, 5-17 õpilast. Ja see tähendab ka iseenesest seda, et kui see mentorgrupp juba kokku saab ja rääkima hakkab, siis vanemad juba ütlevad noorematele õpilastele, et tead, et see on päris hea kursus, mida valida, see teine nii hea ei ole, et vastavalt huvidele ja nii edasi. Et loomulikult esimesel aastal 10. hulgas on üsna palju segadust, mida valida, kuidas valida, aga alati nad saavad tulla ümber rääkima, alati nad saavad tuge oma mentorilt, siis meil noorsootöötajalt, kelle ametlik nimetus meil koolis on koolielu korraldaja, sest ta tegeleb tõesti kogu koolielu korraldamisega. Õppejuhilt alati saab tulla pöörduda, alati saab oma murele mingisuguse lahenduse. Seda esiteks. Ja teiseks tegelikult nende valikutega seoses, et ma arvan, et suunad üldse on ühes koolis olemas. Seal on 2 mõtet, üks asi on tõesti, et on võimalik mingisugust valdkonda õpetada mingisugustele õpilastele sügavuti. See siis tähendabki seda, et õpilane õpibki 5 kursuse füüsika asemel 10. Siis ta saab füüsikast rohkem aru, läheb ülikooli füüsikat õppima. Aga sellel on omad miinused ka. Kui ta nüüd 10. klassi alguses, 9. klassi lõpus tuleb mingisugusest ühest koolist, astub 10. teise kooli, pea laiali otsas arvab, päris äge oleks, ma võtan selle reaali ja füüsika. Aga siis 11. klassi alguseks selgub, et aga mulle see nii väga ei meelditagi. Enamasti siis ei ole võimalik klassi ega suunda vahetada, tavaliselt on see keskmises gümnaasiumis klass ja suund langeb kokku,
on see humanitaarklass või see reaalklass seal, kus sa peadki füüsikat õppima 12. lõpuni välja, mis sest, et see mulle enam nii väga ei meeldi, sest et õpetaja on teistsugune ja gümnaasiumi füüsika on hoopis midagi muud kui põhikoolis. Ja kui ta selle lõpetab edukalt ja huvipäraselt, siis ta astub ülikooli, aga ülikooli sinna füüsikateaduskonda ei astu mitte ainult need, ütleme füüsikat õppima siis, ei astu mitte ainult need, kes on lõpetanud siis reaalainete suuna väga heas koolis füüsika erialal, vaid astuvad igasugused õpilased ja siis ta avastab äkki, et teised on temast füüsikas maas. Hakkab ühel hetkel igav, siis tuleb ülikooli elu ja ega andekate hulgas ülikoolist välja kukkujaid on tegelikult sama palju kui nõrkade hulgas. Nii et sellest tekivad jällegi omamoodi probleemid. Nii et sellisel väga tugeval suunal on see etteõpetamise probleem, mis hiljem hakkab ülikoolis kätte maksma, see on üks asi. Ja teine asi on see, et tegelikult see piirab õpilase valikuid. Et gümnaasium paljuski, ka need, kes astuvad meie gümnaasiumisse, sisseastumisvestlusel loogiline küsimus. Kelleks sa tahad saada? Mida sa tahad teha pärast gümnaasiumi lõpetamist? 80% vastuseid. Ma ei tea veel. Ma astun gümnaasiumisse selleks, et sellest aru saada. Ja seda öeldakse väga ilusate keeruliste sõnadega, kes on siis 5-lised lõpetajad ja veel lihtsamad ja labasemad, et ega ma ka ei tea nendega, kes siis lõpetavad oma 3-dega, aga põhimõtteliselt tulevadki gümnaasiumisse seda valdkonda otsima. Ja kui öelda gümnaasiumi alguses, et nii, sinu valdkond on humanitaaria, nüüd sa loed läbi 72 raamatut, õpid kunstnikud pähe, siis on kõik väga hästi. Et see ei ole päris see, et tegelikult noor tahab ka katsetada ja päris paljud ained ei ole ju tegelikult meil üldse kuidagi suunatavad. Et suunad piiravad ja kitsendavad ja praegusel hetkel me oleme ikkagi üritanud siis vähemalt oma koolis seda vältida. Aga räägime natuke arvudest ka, et Viljandi gümnaasium on tõeliselt suur. Kui palju õpilasi ja õpetajaid teie koolis on? No meid on loodudki väikse koolina ja väike on muidugi jutumärkides. Selles mõttes, et me oleme maakonna suuruselt siis, kui kõiki absoluutselt õpilaste arvu võtta, siis 3. kool gümnaasiumi osas kõige suurem kool, kõige rohkem gümnasiste. Viljandi on loodud suurusele 540 õpilast ja seal see number on ka käes ja nad ei mahu koolimaja ära. Meie koolimaja on loodud 252 õpilasele ja see number ei ole meil käes ja tõenäoliselt me ei saavuta seda kunagi. Aga sellel aastal näiteks praegusel hetkel vastu on võetud ja dokumendid on ära toonud 90 õpilast. Kui igal aastal toob 90 õpilast, siis see teeb juba 270. Siis me vastame mudelile. Aga aastad ei ole vennad ega õed, et eelmise aasta lend näiteks oli 60. Et hästi palju sõltub ka sellest, et kui suured on lennud ja millise kvaliteediga on siis põhikooli lõpetav lend. Et kas neist on gümnaasiumi õpilasi või ei ole. Praegusel hetkel siis meie koolis õpib koos vastuvõetutega 229 õpilast, nendest 9 on täiskasvanud. Ja augustis siis võtame täiskasvanud ka veel ühe lennu juurde. Nii et meil on ka täiskasvanuõppe. Ja üks aasta see on olnud, 10. klass on, nemad lähevad nüüd 11. Suur osa nendest ja siis uus 10. tuleb ja siis niimoodi me kasvame täiskasvanutega ka sinna juurde. Ja tegelikult ma usun, et me jääme sinna veel aasta 10 vähemalt kuhugi sinna 200 ja 250 vahele koos kõikide õpilastega. Ja see on üsna normaalne, üsna optimaalne. Et sellest üle kasvada lihtsalt maakonnas ei ole õpilaste ressurssi nii palju. Ehk siis lihtsalt ei ole õpilasi nii palju. Ja allapoole selle me ikkagi püüame kõigest hingest ja teeme igapäevaselt head tööd, nii et me loodame jätkuvalt olla ikkagi maakonna peamine tõmbegümnaasium. Õpilaste arv Põlvamaal siis on üsna stabiilne järgmised 10 aastat. Et vähemalt praegusel hetkel need andmed, mida ma olen näinud siis 9-8 kuni seal kooliastujateni välja, seda näitavad. Et jah, ühel hetkel see sama sündivuse suurenemine, mis on uputab siis Tallinna ja Tartu nii kesklinnade kui ka siis seda ümbritsevate valdade suuri koole, siis Põlvasse nagu ka Võrru ja teistesse maakondades on jõudnud nõrga lainetusena või kerge virvendusena tiigipinnal on jõudnud küll, jah, sündimus on tõusnud. Aga teistpidi, et kui ma olen vaadanud neid arve aastate võrdluses,
siis keskeltläbi näiteks Põlvamaa kaotab igal aastal 25-30 õpilast, need, kes juba õpib. Nii et igal aastal läheb umbes 30 õpilast ära, nii et see sündimus, mis läks üles, seda tasandab siis väljaränne, klassikaline Põlvas siis on Tartu, Tallinn, Soome ja siis muu välismaa. Nii et umbes sellises järjekorras. No kui välismaalt siin juttu on, praegu tuli, siis kas õpilased, kes sa ütlesid, et teil suundi ei ole, et valikained, et lihtsam on neid vahetusi teha, kas selline asi on ka võimalik teie koolis, et kui õpilane näiteks tuleb välismaalt, näiteks 11. või soovib suisa 12. klassi tulla, on see võimalik? Meil on olnud igasuguseid ägedaid näiteid selle 3 aastaga. Et tegelikult meil on olnud õpilane, kes õppis kuni 8. klassini Soomes, siis ta kolis Eestisse, lõpetas 9. klassi ühes põhikoolis ja siis 10. kuni 12. klass oli meie juures. Nii et ta rääkis soome aktsendiga kuni lõpuni välja. Aga kuna ta põhikooli lõpetas siin, siis saime ta gümnaasiumisse vastu võtta ja tema teine keel ei olnud mitte vene keeli, nagu see tavaliselt on meie kandis, vaid siis õppiski soome keelt, õigemini paljuski kordas soome keelt ja siis lõpetas niimoodi. Tubli 2 nädalat õppisid meie juures ka pagulased Süüriast, aga siis nad kolisid Tartusse ja praegu olid Saksamaale ja siis vist on, ma ei teagi, kuhu nad edasi kadusid. See oli see klassikaline pagulaste alainetuse lugu, mis korraks üle käis ja läks. Ja nemad selle 2-3 nädala jooksul ei õppinud sõnagi keelt selgeks, kuigi me juba valmistusime neile eesti keele tundide andmiseks nagu eraldi. Siis on meil sellel aastal lõpetas üks väga huvitav neiu, kellel oli gümnaasiumi lõpetamata, küll oli ka ta lõpetanud Elleri muusikakooli ja teinud ära ka näiteks gümnaasiumi lõpueksamid. Nii et ta tegi meie juures kusagil 10 erinevat kursust ja koolieksami sinna juurde ja kokku tema lõputunnistusele vist sai kantud kas 120 või 130, ka varasemate õpingutega arvestades neid kursusi. Nii et ta lõpetas gümnaasiumi edukalt ja päris hästi. Vahetusõpilasi on meil ka terve rida, et need, kes meie enda juurest lähevad, et igal aastal on 2-3 tükki olnud, nad tulevad tagasi, nad jätavad tõesti 1 klassi vahele ja jätkavad siis aste allpool. Et just teile rääkisin ühe neiuga, kes naases siis aastast Ameerikas, ütles, et ei suuda oodata, kuna ta sinna tagasi saab, et talle väga meeldis. Aga nüüd järgmist aastast ta on siis koolis ja lõpetab gümnaasiumi ära siis uuesti Ameerikasse. Nii et me oleme hästi paindlikud, me vajadusel rakendame individuaalset õppekava. Kui on tarvis, siis õpilane võib läbida 1 aastat 2 aastaga. Et kõigeks selleks me oleme valmis ja meil on nii häid kui halbu kogemusi. Halvad kogemused on need, kus õpilane jääb 2 aastaks ka, aga ikka langeb välja, sest ikkagi ei hakkagi koolis käima. Head kogemused on need, kus jällegi võin tuua näite, et tuli kusagilt hoopis suuremast linnast ära 11. klassi keskelt, ütles, et motivatsioon kadus ära ja üksinda on ikka nii raske hakkama saada, tahaks ikkagi kodus elada. Selge, 11. klassi, 11. üks pool oli läbitud teises koolis, siis meil jätkas sealt. Hakkasid järjest tulema F-id ehk 2. Tegime perekonnale ettepaneku, et välja arvata ei ole mõtet, et lasta läbi 11. klassi uuesti, et ilmselgelt ta on seal katki jäänud. Läbis uuesti, sel aastal lõpetas 12. Nii et sellised individuaalsed võimalused ühel või teisel viisil vastu tulla, rakendada, toetada, et need on meil kõik olemas. Et kui keegi tuleb välismaalt 12. klassi ja vastavalt õppenõukogu pädevusele ja tegutsemise korrale, siis õppenõukogu hindab, kas ta saab jätkata 12. klassis, millised on tema tase. Kui õppenõukogu hindab, et ta saab jätkata, siis loomulikult saab ta 12. klassi tulla. Kui on vaja, kui ta ei saa hakkama, võib ta seda teha pikemalt vastavalt individuaalsele õppekavale ja nii edasi ja terve rida on kooli dokumente, mis seda reguleerib, aga eks kõige tähtsam on see inimlik suhtumine. Ehk mida õpilasel vaja on, kuidas me saame aidata ja loomulikult siis tema enda vastutus ka, et ta peab tahtma. See on vist üks meie põhireegel. Kui õpilane tahab, siis ta saab hakkama. Kui ta ei taha, siis paraku ei saa. Gümnaasiumis on ka see, et on uurimustööd. Kuidas teil need korraldatud on? Kas seal on ka paindlikkust või on üks kindel formaat? Uurimis- ja praktilised tööd on meil korraldatud täiesti erinevalt. See vist on kooli kõige paksem dokument. Et kui arengukava on meil 3 lehekülge,
hindamisjuhend oli 5 ja kogu õppekava kokku oli 14, siis see oli üle 30 lehekülje. On uurimus ja praktiliste tööde läbiviimise ja hindamise juhend kõige täiega. Ma arvan, et me ei ole ainsad seal juures. Aga põhimõtteliselt variant on 3. Üks on see, et teed õpilasfirma. Õpilasfirma tegemise maht koos dokumentatsiooniga ja tegelikult see on ju vägagi hästi reglementeeritud, nad peavad esitama oma aruanded, hoidma oma kulud tasakaalus ja nii edasi ja põhimõtteliselt ka need aruanded kaitsma. Et see on siis 11. klassis, 11. klassis, kes õpilasfirmad teevad, need kaitsevad kevadel selle aruande ja siis nende jaoks ongi see asi tehtud. Et põhimõtteliselt see on nende jaoks nagu 2 ühes. Teine variant uurimise praktilist tööd teha praktilist tööd, mille kohta kehtib oma juhend ja 3. on teha siis uurimistööd, mille kohta kehtib oma juhend. Praktiline töö on tavaliselt siis millegi valmistamine, olgu selleks siis üritus, olgu selleks siis mingisugune, kõige huvitavamad näited on olnud korteri koridori remont ja öökapi valmistamine. Jah, päriselt ka plaan on tehtud, kalkulatsioonid, kõik tehnilised kirjeldused nii edasi. Ja lõpuks on objekt ka, mis siis on valmis saadud. Ja klassikaline loomulikult on ka üritused. Üks eriti vinge asi oli muusikapäeva korraldamine, kus põhimõtteliselt üks õpilane korraldas terve 1. oktoobri nõndaviisi ära, et käis kohal orkester, erinevad esinejad ja õhtu lõppes siis Jüri Pootsmani kontserdiga ja ta korraldas sinna erinevate projektidega veel ka rahastuse taha, nii et kooli oma panus ja sinna üsna väikeseks. Ja see oli hästi-hästi vinge, praktiline töö. Ja siis on loomulikult uurimistööd, mis on need klassikalised sellised teaduslikuks tööks harjutamise. See kõige esimene tase, see 15 lehekülge uurimust korralike viidetega ja mis iganes versioonis erinevates valdkondades on erinevad, et sotsiaalteadustest on ühed asjad ja reaalteadustest on teised asjad, et ühel pool mõõdad, teisel pool analüüsid, et koos selle läbiviimisega. Ja uurimise praktiline töö on meil korraldatud niimoodi, et nad alustavad 11. keskel, lõpetavad 12. keskel. Ja sellel on ka muidugi omad põhjused, et igal asjal, mis me teeme, on mingisugune põhjus. Et koolid korraldavad uurimis- ja praktilisi töid tavaliselt kas on 11 klass või on 12 klass. 12 klass korraldamisel on pluss see, et õpilased on nii targad, kui nad vähegi olla saavad ja valdavad seda eesti keelt nii hästi, kui nad saavad, ehk siis sõnastus on parem kui 11. klassis. Miinus on see, et siis uurimistöö kirjutamine langeb samasse aega koos riigieksamite ja kõige muu kiire asjaga, nii et tegelikult see kvaliteet võib seal jääda ainuüksi ajapuudusest ja õpilaste aja planeerimisoskusest tulenevalt pigem nõrgaks, nii kui õpilasel jääb see tegemata, mis siis saab 12. klassi lõpuks. Seetõttu paljud gümnaasiumid teevad uurimist ja praktilist tööd 11. klassis. Ja 11. klassiga selles mõttes on ta parem, siis muid kohustusi neil ei ole, see tundubki nagu selline vanasti oli nagu vaheeksam või ülemineku eksam, teedki uurimispraktilise töö ära, selge, oled väärt minema 12. klassi, saad lõpueksamitele hästi. Sellel on omad 2 miinust. Esimene on see, et need, kes tahavad teha loodusteaduslikke töid, et hästi palju mõõtmisi saab teha suvel, nagu lindude loendamised, ja küll talvelindi saab ka loendada, aga põhimõtteliselt ikkagi need putukad, linnud, heinad, kõik see kasvab suvel. Samuti siis igasugused veeproovid, et keegi seal mõõtis nagu, see on moodne asi on see glüfosaat ja selle sisalduse mõõtmine, et jääd väga neid proove võtma ei lähe, et ikkagi enamasti nagu kevadest sügiseni. Ehk siis loodusteaduslikke töid on raske teha, kui nad läbi 11. klassi, et siis sa pead juba varem alustama, aga siis jällegi jäävad need uurimistöö alused, ühesõnaga kogu see temaatika. Ja teine probleem on see, et uurimistööde esitamisel on ka omad võistlused. Ja need võistlused tavaliselt on seal veebruar, märts, aprill. Erinevad need, kuhu siis on võimalik esitada ja saada auhindu ja nii edasi. Tavaliselt, kui sa teed 11. klassi jooksul, siis pole see veel valmis. Ja 12. klassis esitamiseks on õpilane tavaliselt selle teema juba ära unustanud ja liikunud edasi. Ehk eelmisel aastal tehtud tööd on õpilasel päris keeruline esitada järgmisel aastal mingisugusele konkursile. Nii et selle tõttu ongi meil alustavad õpilased siis 11. klassi keskel, teevad oma uurimiste alused ära, teevad oma plaanid valmis, tegelikult kirjutavad oma töö tehnilise, selle teoreetilise ja tehnilise osa ka juba ära enne suvevaheaega. Suvel siis, kes teeb mõõtmisi, kes ei tee midagi. Ja sügisel siis detsembriks kirjutab valmis. Novembri lõpus, detsembri alguses on kaitsmised ning seejärel siis kõige paremat tööd saab esitada erinevatele konkursidele. Kellel jäävad tööd veel esitamata, siis nendel on veel märtsini aega oma töösid
viimistleda lõpuni valmis saada, siis juba tugi taha määrata, et nad ikkagi oma tööd valmis saaks ja kenasti ära lõpetaks. Ja 12. klassi keskel valmis saamine, see eeldab ka seda, või see tähendab ka seda, et see sama eesti keele sõnastus võiks siis olla natukene parem kui 11. klassis. Alati ei ole, mõnikord on. Nii et kõige, mis me teeme, igasugustel tegevustel on mingi põhjus. Aga milline koolijuht sa oled, et kui palju sa õpetajatega kokku puutud, kui palju sa õpilastega kokku puutud, et seda me siin juba kuulsime, et oled selline aktustel oodatud külaline, kes viskab nalja ja on selle huumori sisse on peidetud ka see tõetera, et kui palju sul kokkupuuteid õpilastega on? Õpilastega ja õpetajatega igapäevaselt. Ma ikkagi suhtlen nendega igapäevaselt, ma olen igapäevaselt reeglina koolimajas olemas ja kui nüüd päris kristaalselt aus olla, siis minu jaoks on õpetajatega suhtlemine natukene tähtsam kui õpilastega. Et jah, mul on endal ka mentorgrupp ja nad ole kõige halvemad mentor, ma olen kõige halvem mentor, kes üldse olla saab, sest tõesti nende jaoks on mul kuidagi eriti vähe aega ja nad peavad hästi palju ise hakkama saama. Ja seda ma olen neile korduvalt väljendanud ja öelnud ka, et kui kahju mul neist on. Aga millegipärast on nad minuga püsinud, ma olen öelnud küll, et kui te tahate, siis te võite alati rääkida ja valida kellegi teise, et kes teiega rohkem tegeleb. Et õpetajatega ma tegelen paraku rohkem, et õpetajatele meil on igal nädalal on tunniajane koosolek ja ma olen neile paaril korral öelnud ka, et teate, minu mentorgrupp oletegi teie. Sest minu ja paljude teiste ülesanne on tagada see, et õpetajal oleks kõik võimalused teha head tööd. Võtta ära need lisakoormad, mis vähegi võimalik on võtta ja jätta siis võimalikult palju vabadust ja innustust siis teha igapäevast tööd. Õnnelik õpetaja reeglina tähendab õnnelikke õpilasi. Murn ja kuri õpetaja tähendab reeglina murn ja kuri õpilasi. Sest see paratamatult kandub üle. Ja ma täitsa usun ka sellesse, et murn ja kuri direktor tähendab ka seda, et on murnid ja kurjad õpetajad ja see tähendab seda, et on ka murnid ja kurjad õpilased ja seda ma ei taha. Nii et õpetajatega ma suhtlen hästi palju. Ma ise arvan, et ma olen hästi inimlik. Õpilastega ma suhtlen vähem ja see suhtlus tavaliselt väga selliste sügavate teemadeni ulatu välja arvatud siis, kui see tõesti väga vaja on. Ma tegelikult tahtsingi jõuda selleni, et ma tean, et sa muretsed tegelikult nii õpilaste kui õpetajate pärast, et ma ei tea, mis on praegu sinu top prioriteetne see mure, aga ma tean, et sinu sellises kuplis siin on see, et õpetajate töökoormust tuleks vähendada ja sinu teine suur mure, mida ma kuulsin, on see matemaatika, mis tekitab stressi tegelikult juba põhikoolis õpilastele, gümnaasiumis selgelt, eks ju, et sa tahaksid midagi teha, et kas need on need kõige suuremad, prioriteetsemad valdkonnad või sa näed veel murekohti? Et räägiks nendest muredest ka. Väga äge. Eesti hariduses või Põlva gümnaasiumis? Lase tulla. Selles mõttes sul on endal ka lapsed, nad käivad ilmselt põhikoolis, ma kujutan ette, et lasku kas või rohujuure tasandile, hakka lasteaiast tulema, kuulaks neid muresid. Ja lahendusi ka. Just. Lasteaiaga on väga raske kaasa rääkida. Et lapsevanemana olen ma teises rollis kui koolijuhina ja enamasti ma olen see, kes kodus ütleb, et rahu. Õpetajad teavad, mida nad teevad. Ärme meie segame sinna vahele. Ehk siis teades nagu teist poolt, siis teades käituma kodus ka selle võrra teistmoodi. Et lasteaia osas on väga raske kaasa rääkida, kuna lasteaias ma tõesti töötanud ei ole ja tegelikult hästi erinev. Ma arvan, et igas valdkonnas on see, et mida temaga teab, ta ei ole ju siin töötanud. Igaüks ta muudkui kaasa rääkida ja haridusega on ka samamoodi, et kuna kõik me oleme koolis käinud, siis me oskame alati kõigest kaasa rääkida. See on sama jääd, et kuna kõik me oleme siin pastat söönud, siis me oskame seda imesti ka valmistada. Tegelikult päriselt nii ei ole, et üks asi on nautida nagu neid gurmeeroog ja teine asi on neid valmistada. Ja need on kaks täiesti erinevat maailma, et niimoodi on ka kooli ja lasteaiaga. Aga need asjad, mis on mulle südamelähedased ja mida ma tahaksin muuta, et esiteks teadust ma armastan ja matemaatikat ka. Ja ma arvan, et matemaatika õppimine on hädasti vajalik, väga oluline ja matemaatika on loodusteaduse keel ja kogu selle teadusliku maailma mõistmise alus. Ma arvan, et piitsaga ei pea kedagi õpetama. Ma arvan, et praegusel hetkel matemaatika lõpueksam põhikoolis ja matemaatika riigieksam gümnaasiumis on piits.
et ta on piits õpetajatele, ta on piits õpilastele ja see teeb mind erakordselt kurvaks. Paljuski, kui seda matemaatikaeksamit ei ole, kuidas ma nad siis üldse õppima panen? Ajaloos ei ole eksamit, ei ole keemias eksamit, ei ole füüsikas eksamit. Õpilased ikka õpivad. Need, kes on andekad ja need, keda see huvitab, lähevad edasi seda ülikooli õppima. Need, kes nii andekad ei ole või keda see valdkond ei huvita, need ei lähe seda nagunii õppima. Matemaatikaga on samamoodi. On terve rida õpilasi, kellele pakubki naudingut tegeleda nii numbrite kui tähtedega arvutamisega. Ja nemad lähevad seda edasi õppima ka. Ja on terve rida õpilasi, kelle jaoks on väga raske. Ja see, et tegemist on põhikooli lõpueksamiga või tegemist on riigieksamiga, muudab seda nende jaoks veel raskemaks. Sest pahatihti õpetaja, ma jõuan veel õpetajani ka, õpetaja ütleb, kui sa ei õpi, siis sa seda eksamit ära ei tee. Ja kui sa seda eksamit ära ei tee, siis sa ei lõpeta. Kui sa ei lõpeta, siis ei saa sinust kunagi korralikku inimest. Mida? Paganat, saab küll. Ma tean väga paljusid korralikke inimesi. Mõned minu parimad sõbrad on korralikud inimesed, kes said põhikooli matemaatikaeksami vaevu 3 jätkasid kutsekoolis ja nüüd on edukamad ja ägedamad kui mina, kellele ma vaatan tõeliselt alt ülesse. Nii et see matemaatikaeksam ei defineeri mitte kuidagi inimeseks olemist, kuigi pahatihti seda niimoodi kasutatakse. Ka õpetajad on surve all. Mõõdad seda, tähendab, saad seda, mida sa mõõdad. Kui sa mõõdad seal matemaatika lõpueksamit, siis kogu matemaatika õppimine ei ole mitte õpilaste huvipärane tegevus. Sellele klassile tegelikult tundub, et pöördkehad meeldivad. Läheks nagu nendega hästi kaugele. Ei saa, kiirem. Matemaatika riigieksamist tuleb läbida ära see. Kõik need valdkonnad. Ja need tuleb hästi kiiresti läbi kapata selleks, et nad kõigest saaks mingisuguse ülevaate, et nad siis riigieksamile läheksid ja tegelikult peaks seal olema ka õpetajal vabadust, mida õpetada ja kuidas õpetada. Seda vabadust ei ole. Ma olen töötanud tõesti 6 koolis, 5 niimoodi põhjalikult. Ja tavaline on see, et iga kevad kõige õnnetumad inimesed, kes maja peal on need, kes peavad tegema eksamit ja need, kes peavad selleks eksamiks neid õpilasi juhendama, ehk need samad õpetajad. Sest ka nendele on pandud asjatu pinge. Mille jaoks? Ma mäletan, et ma sõitsin autos kunagi, kui see matemaatikaeksam viidi kitsaks ja laiaks või matemaatikaõpetus ja riigieksam muudeti kohustuslikuks. Ja parajasti oligi seal ERR-i uudistes intervjuu siis selle töögrupi juhi, kes ütles, et meie tahame, et suureneks vastuvõtt ja õpilaste huvi matemaatika suhtes ja vastuvõtt siis reaalteaduste aladele ülikoolidesse. No kas see eesmärk on saavutatud? Et ma tõesti vabandan, mul statistikat ei ole, ma arvan, et ei ole. Et IT-d minnaks õppima sellepärast, et IT-st makstakse raha, kõik teavad seda, et IT-st saab palju raha. Meie õpilased ütlevad ka, me tahame minna IT-d õppima, miks IT-d? No seal sa pead palka. Mitte neil oleks varasem kokkupuude. No okei, see on ka üks matemaatika valdkondi. Aga tegelikult see ei tööta. See, et õpilasi sunnitakse riigieksami pärast õppima matemaatikat, see ei suurenda mitte kuidagi vastuvõttu ülikooli. See ei too kuidagi neid huvi. Huvi on neil siis, kui neil võimaldatakse õppida, lastakse õppida. Mitte see, et neid sunnitakse. Et kui õpetaja ühel hetkel morni näoga ütleb, et jah, sa pead seal ära õppima. Ja õpi kohe. Ja kui sa 3 ei saa, siis on iga jaama majas. See juba ängistab. Ma ei taha üldse sellist ainet õppida. Nälja tehta, ma olen ülikooli seda õppima. 4 aastat, 3 aastat, 5 aastat. Mille jaoks? Ma otsin endale mingisuguse õpin hispaania keelt ja lähen Ameerikasse rändama. Et tegelikult see on üks suur miinus. Teine asi, mis mind häirib, on valikud põhikoolis. Et tegelikult ma armastan põhikooli. Ma tõesti armastan põhikooli. Kuidagi elu on viinud mind lihtsalt gümnaasiumi juurde. Ma olen viimased 8 aastat olnud gümnaasiumis, aga minu arvates kõige ägedam aeg on hoopis selline 6, 7, 8, 9 klass. Et siis õpilased muutuvad hästi palju. Gümnaasiumis muutuvad ka, aga see muutumine on kuidagi selline lapsest täiskasvanuks mõnel juhul ei ole ja mõnel juhul on ja kogu see protsess on nii äge nagu kõrvalt vaadata ja toetada, et ma olen suur fänn. Et põhikoolis praegusel hetkel jagatakse seda vaba tunni ressurssi, mida seal on. Tegelikult on. Aga seda jagatakse siis ilmselgelt 2 põhimõttel.
üks on siis põhiained ja teine on siis et mis õpetaja koolil olemas on. Üsna tavaline on see, et loomulikult selleks, et põhikooli lõpueksamid hästi teha, siis saavad oma tunnikese juurde seal võõrkeel ja eesti keel ja matemaatika ja noh, milleks õpilasel valikuid pakkuda, tähtis on see, et ta ikkagi kooli ära lõpetaks. Ja teine siis on see, et ega õpetajate põud on meil tegelikult päriselt olemas. Et kahju, et see avalikkuseni on jõudnud alles nüüd, et tegelikult oli raske leida õpetajaid juba 3 ja 6 aastat tagasi. Tihti oli ühele ametikohale üks kandidaat, mõnikord ei olnud sedagi. Et meil on päris mitu konkurssi ka läbi kukkunud, kuigi töökoht iseenesest on üsnagi atraktiivne õpetaja kohta või nagu õpetaja selle koolivaldkonna kohta. Aga kui põhikoolil on õpetaja, siis õpetajale tuleb koormust leida, kui tal on tarvis 21 tundi täis saada või 24 või kuidas, mis iganes seal põhikoolis on ette nähtud, aga 22 on, siis loomulikult anname põhikoolis need 2 tundi talle, siis on tal see koormus täis, on sellega rahu majas ja õpilaste valikud kui sellised või valikute pakkumine teisejärguline. Ehk siis tegelikult see sama valimine, see, et õpilasel on mingisugune vastutus oma, ka see aitab sellele vastutuse kasvatamisele kaasa, et õpilasel on ka mingi vastutus oma elu ees ja oma valikute ees, et see tuleb alles gümnaasiumis ja see tulebki neile nagu külmduš. Tegelikult saaks seda varem teha, et mingil määral mingisugust valikud on lasteaias natukene teist tüüpi, mingisugused on põhikoolis, aga põhikooli lõpus saaks päriselt ka õpilasele pakkuda neid asju, et ta valibki kas ühe või teise aine ja milline see aine on ja mis sellega kaasas käib, et ta natuke uurib selle kohta. Võib-olla ta ühel hetkel mõtleb ka, et mida ta edasi teeb, kas ta läheb kutsekooli, gümnaasiumisse, ülikooli, milliseid sihte ta edasiseks seab. Sest praegusel hetkel on see, et ühtemoodi tamp põhikooli lõpuni, siis vaatame. Ja mis muidugi minul veel hinge peal on ikkagi kehaline kasvatus. Seda on vähe. Meie töökohad, igapäevane elu on istuv. Praegusel hetkel ma istun tugitoolis. Nüüd ma seisan siit püsti, lähen istun autosse, sõidan mõni kvartal edasi, istun jälle maha. Liikumist on vähe. Eile jooksis, ma pealkirja jõudsin vaadata, aga sisusse ei olnud süveneda. Eesti lapsed on järjest enam ülekaalulised. Aga see uudis jookseb igal aastal. Igal aastaga on Eesti lapsed järjest ülekaalulisemad. Mis selle vastu aitab? Liikumine. Liikumisharjumus. Tegelikult peakski iga päev liikuma. Selles mõttes ma ei mõista nagu neid lapsevanemaid, et minu laste põhikool teatas ka, et nad teevad nüüd õuetunni või õuevahetunni ja liikumistunni sinna juurde. Issand, kui tore üritus. Minu lapsed käivad juba niigi palju treenis, mis asja neil on aega selle peale raisata? Tore, et teie lapsed võib-olla käivad, aga arvestage, et koolis on 400, 600 ja 800 last. Kõik ei käi ja mõnel on seda liikumist hädasti vaja. Peale selle minu lapsed käivad ka trennis. Et üks käib võimlemas ja ujumas ja jalgpallis. Aga kas tal jookseb see liikumine mööda külge maa? Ei jookse. Vastupidi, las ta jookseb. Läheb ja jookseb väljas natuke aega. Aju vajab töötamiseks liikumist. See on ajuteadlaste elementaarne tõde. Kui inimene liigub läbi maastiku, siis pärast seda aju töötab tal paremini. Ehk siis see igapäevane liikumine peaks olema meie elu osa. Et seda võiks olla rohkem, muide, see on üks asi, mida me puhtalt gümnaasiumis kavatseme järgmisel aastal rohkem teha. Et gümnaasiumis on kehalist kasvatust ette nähtud 5 kursust. Meil on see 10-11 klassi, et 12 siis liigub ise, kui tahab, et järgmist aastat me tahaks tagasi tuua selle, et 12 klassilil on pakkuma kooli poolt trenni. Seal samal kasulikul ajal ja valikkursustena ka veel juurde. Ehk kes vähegi tahab veel liikuda, et siis me pakume seda võimalust liikuda. Nii et see kehaline kasvatus ja liikumine on ka mul ikkagi südame peal. Mul jäi see matemaatika hinge peale, et selles mõttes, et jutt jumala õige, et milleks seda piitsa siis vaja on, aga mida siis vaja on, et seda muuta, et me räägime siin, et põhikooli lõpus võib-olla lõpetame ära need, mis need on siis kooli eksamid, et tegelikult sisuliselt nad ongi muutunud ju mõttetuks, sest need, kes põhikooli lõpetavad ja tahavad gümnaasiumisse pürgida, märts, veebruar on see aktiivne aeg ja edasi on selline, siuke kummi venitamine, ütleme niimoodi, et seda kuidagi võiks kasulikumalt seda aega ju kulutada, on ju. Et mida on vaja?
ma arvan, et kõige rohkem on vaja vähendada poliitilist vastutöötamist. See kõlas nüüd erakordselt halvasti. Üsna tavaline seaduseelnõu menetluse käik on selline, et tegelikult nii palju kui mina olen näinud ja kogenud, siis Haridus- ja Teadusministeeriumis töötavad reeglina väga asjalikud ja toredad inimesed, kes on päris hästi kursis sellega, et mis toimub koolides, kogu statistikaga, kogu võrdluspildiga nagu Eesti võrreldes ülejäänud maailm, arenenud riigid, arenevad riigid ja kõik nii edasi. Ning algatused, mis sealt ühel või teisel viisil üles kerkivad, tavaliselt on head. Enamasti see kirjutatakse seaduseelnõu läbib siis kõigepealt vastava komisjoni, kus siis muudetakse oluliselt neid punkte, mis seal on vastavalt sellele, mida isegi mitte üks või teine erakond toetab, vaid siis vastavalt nende komisjoni liikmete isiklikele vaadetele elule, mis tihtipeale ei ole alati kõige pädevamad. Sealt edasi see läheb Riigikokku, kus siis muudetakse seda eelnõu juba lähtudes siis erinevate parteide poliitilisest kontseptsioonist, arvestades oma valijaid ja samuti isiklikke seisukohti, et kes kõvemini karjub tihti, siis saab ka oma selle punkti sinna kirja või punkti sealt maha. Ja mingisugused asjad on täiesti nagu poliitiliste kokkulepete küsimus, nagu asjast teadvad inimesed on rääkinud, et sina võtad selle punkti, mina võtan selle punkti, siis vahetame eelnõudes ära, et sina hääletad minu oma poolt, mina hääletan sinu oma poolt. Ja kui see lõpuks 3 lugemist on läbinud, siis see seadus, mis vastu võetakse, pole mitte see, mis tegelikult mõttega see, mis mõttega üldse mindi midagi muutma või kuhugi jõudma. Et see poliitilise tahte puudumine on nagu eelkõige see, mis takistab muutusi sisse viimast hariduselus. Ja see kõik tuleb niivõrd raskelt ja rängalt ja ühel hetkel tekib tõesti nendel inimestel, kes ka selle haridusinnovatsiooniga tegelevad, et see mõte, et milleks see kõik? Et palju lihtsam on elada igapäevast elu nii, nagu ta on ja leppida olukorraga. Aga ei tohi leppida. Tulebki igapäevaselt. Alati on võimalus midagi muuta ja natukenegi muuta. Ma arvan, et teine asi on ka julgus neid asju teha. Et hästi palju mõeldakse, siin on nüüd hästi palju näiteid. Hästi palju. Issand jumal, keelame avalikustes kohtades suitsetamise ära, see tähendab seda, et kodud on kõik suitsuhaisu siis täis. Paneme sigaretidele aktsiisi otsa, jumal küll, see ju tähendab, et salasigaretid hakkavad sisse voolama ja Eesti upub nendesse. Kehtestame kõrgem alkoholiaktsiisi, kogu Eesti käib Lätis ostmas. Tore on, seda praegusel hetkel Konjunktuuriinstituut ütleb ka, et jah, laine käis üleval ära ja tuleb nüüd allapoole tagasi. Aga paljuski otsused jäävad sündimata väikese tagasilöögi hirmust. Me ei arva seda õpilast välja, mis sest, et tal on kõik ka, et äkki vanem kaebab. Seda mingisugustes koolides, mis siis juhtub? Mis siis juhtub? Siis ta kaebab ja siis me arutame seda kaebust ja siis vaatame, mis edasi saab. Et ega sellepärast ei saa jätta mingisugust asju tegemata, et on karta väikest tagasilööki. Et loomulikult asju tuleb teha analüüsitult, läbimõeldud, heade põhjendustega ja eesmärgiga maailma paremaks muuta, sealhulgas iga õpilast inimest hariduselu. Aga kui see otsus muudab inimest õpilast hariduselu ja maailma paremaks, siis tasub sellega edasi minna, kartmata neid väikeseid tagasilööke. Ega praegusel hetkel ka paljud muutused on ju tulnud pigem tagantjärele, mitte eestvedamisena. Et see, et laste hulk maakondades kasvab või kahaneb ja siis Tallinnas ja Tartus kasvab, et see trend on olnud teada 20 aastat. Aga me reageerime selle tagantjärele. Rääkides põhikooli lõpueksamitest, siis selle kohta on mul ka loomulikult idee olemas. Et minu arvates ei tohiks gümnaasiumi vastuvõtu eksamit korraldada enne, kui põhikooli lõputunnistus on käes. See on mul seisukoht juba viimased kusagil 6, 7, 8, 10 aastat. Et kahjuks seni, kuni selle kohta puudub otsus ja ma kardan, et siin vist oleks tõesti tarvis juba kõrgema tasandi ehk siis riikliku või ministeeriumi otsust. Et kuni selle kohta puudub otsus, siis ei ole võimalik ka meil teistmoodi teha. Jah, tõepoolest meie teeme ka märtsis katsed, nii nagu tehakse. Sellepärast, et kui meie maakonnakeskse gümnaasiumina teeme katsed juunis, aga suurlinn, ma nüüd näitan jutumärke, suurlinn Tartu teeb oma katsed märtsis, õpilased igaks juhuks kandideerivad Tartusse ja siis nad Tartu nõuab ju kinnituskirja ka ja siis nad saadavad kinnituskirja ära ja pärast on ju nii raske loobuda.
kuigi meie teeme juunis katsed, et siis kui lõputunnistus on käes. See tähendab seda, et ühel hetkel on lihtsalt väljaränne Tartusse sellepärast, et nende katsed olid ennem. Ja see tähendaks meile kusagil 20 õpilas, mida on päris palju. Seetõttu hundikarjas me tõesti ulume ka huntidega kaasa. Mitte, et ma selle olukorraga rahul oleks. Ma arvan, et peaks olema gümnaasiumis täpselt samamoodi nagu ülikoolis. Ülikooli saad astuda, kui sul on gümnaasiumi lõputunnistus. Ja see tuleb ette näidata. Gümnaasiumisse saad astuda, kui sul on põhikooli lõputunnistus. Sellisel juhul oleks võib-olla ka lõpueksamitel mingisugune mõte. Et praegusel hetkel gümnaasiumid, selleks, et ka natukene ikkagi üksteisega konkureerida, teevad juba need õpilased kõik kätte saada võimalikult varakult, teevad oma katsed märtsis, aprillis ära. Ja siis tõepoolest, miks see õpilane peab see lõpus pingutama, ei peagi. Et kui ta peakski pingutama lõpuni ja tema lõputunnistus on see, mis loeb vastuvõtmisel, siis oleks hoopis teine tera. Siit minu viimane küsimus enne, kui me anname sulle lõpusõna. Kuhu siis tulevikukool jõuab? Sinu suurim unistus, mis on 50 aasta pärast? Ausalt öeldes 50 aasta kaugusele ma kooli osas ei unista. Aga neid variante, kuhu kool jõuab, on mitmeid. Alates sellest, et tegelikult see tehisintellekt ja infotehnoloogia jõuab niivõrd kaugele, et ainus, mida koolis tuleb õpetada, on inimeseks olemine. Kõik ülejäänud läheb, meil on aastaid räägitud, et kiip naha all või aju juures, et tõenäoliselt ei ole seda isegi väga vaja, et on niisugune erakordselt väike neuroühendus, mille kaudu istuda kogu aeg globaalses võrgus ja sealt alla laadida seda, mida parajasti võrguoperaatorid sul võimaldavad alla laadida. Nii. Selleks tahaks õppida, on ju? Näiteks, jah. Et see on üks variantidest. Ehk siis see on põhimõtteliselt inimese digitaliseerimine, selle kallal ju praegusel hetkel ka töötatakse, et ka selleni jõuda, et milleks meile füüsiline keha, kui meil on võimalik laadida ennast ühel hetkel pilve üles, oma olemus selline nagu ta on, mitte et keegi aru saaks, milline see inimese olemus täpselt on, aga ühel hetkel võiks see ju võimalik olla, et siis ei olegi õppida enam tarvis ja kool kui selline kaob täiesti ära. Ma kardan, et mingis osas see on nüüd kartus. Et ma kardan, et mingis osas me jõuame selle koleda düstoopiani, mida on kirjeldatud ka selles klassikalises ulmeraamatus Ajamasin ja maailmad sõda, kus ühiskond oli need rumalad päevainimesed ja targad ööinimesed ja keda oli vähemus, ehk siis klassikaline klassiühiskond, et kui me vaatame maailma arengut tervikuna, siis kaovad ära kõik vahepealsed töökohad ja see keskklass, millele seni on tuginenud kogu meie demokraatia, majanduslik õitseng, sõnavabadus ja nii edasi. Et praegusel hetkel rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesteks endiselt. See üle kogu maailma tegelikult see kõige vaesematest kihtidest täiesti näljas inimesi küll tõmmatakse välja, aga ega see madalam kiht rikkamaks ei saa, et see aina suureneb. Samal ajal see ülirikaste kiht ja ülitarkade kiht, üliedukate kiht on üsnagi konstantne, stabiilne, üsna vähene. Ning kui me laiendame selle koolile, siis ühel hetkel tõenäoliselt me jõuame selleni, et ütleme, et düstoopia 50 aasta pärast, see koht, kuhu me ei tahaks jõuda, on, et suurtele massidele on 4-klassiline kool, et nad saaksid aru sellest, mida nad igapäevaselt tegema peavad. Ja sellel kõrgemal tasemel me jõuame siis tagasi selleni, kus me olime siin uusajal, ehk siis eraõpetajad või siis ka vanas Roomas, et rikastel, jõukatel, ilusatel on kodus eraõpetajad, kes õpetavad neile kõike, mida tähendab, kuidas olla rikas, ilus ja seal juures kultuurne ka veel. Nii et see on selline düstoopia. Aga eks meie ja kooli ja kogu ühiskonna selline suurem eesmärk ilmselt võiks ollagi see, et siis seda sama düstoopiat vältida. Ehk kuidas vältida seda, et kõik suurem osa inimestest siis elab pigem vaesuses, hästi lihtlabastel töödel ja seda arenemisvõimalus seal nagu kuhugi ei olegi. Vaid et kuidas säilitada selline rahvastikupüramiid ja ma arvan, et haridusel seal rahvastikupüramiidi säilitamisel on väga oluline osa. Ja eelkõige just selleks inimeseks olemisel. Et väga tähtis ei olegi see, et kuidas suuta hallata numbreid, selleks meil on juba praegusel hetkel masinad. Aga kuidas saada aru siis ühe ja sama sõna nagu palk ja palk eesti keeles, aga võõrkeeldes on need ka hästi paljud, et
mida siis mingi tähendab sellest sügavast kontseptuaalsest olemusest ja sellest, kuidas osata igapäevaselt suhelda, et eks need, ma arvan, et on muutumas võtmeküsimusteks. Ehk me tulevikukoolis, ma arvan, et hästi palju peaksime keskenduma ja keskendume just nimelt suhtlemise oskamisele. Seesama hästi ära leierdatud sõna meie praeguses ühiskonnas väärtustele, ehk mis on selle suhtlemise alus, need kõige põhilisemad alused, mille põhjal me saame üldse suhelda ja omavahel rääkida. Ning selle põhjalt siis hakkavad tekkima need samad uued keskklassi töökohad. Sest see on hästi paljuski suhtlemises, sest igapäevast tootmist meil enam vaja kasvatada ei ole, liinitöölisi meil enam tarvis ei ole. Selle jaoks on juba, isegi McDonald's on robotid. Selveris on ise teeninduskassa. Rääkimata siis teistest nendest poekettidest. Et meil on tarvis kasvatada kedagi, kes on sellest üle. Aga kui ma peaksin ütlema mingi lõppsõna, siis ma arvan, et kogu meie igapäevase elu võti ongi inimeste vahelises suhtlemises. Sest nii palju, kui me tegeleme inimestega ja kool on inimestega tegelemine, tegelikult elu on inimestega tegelemine, siis 99% sellest on suhtlemine ja see 1% on see kõik muu, see füüsiline maailm sinna juurde. Seda ma olen pannud tähele ka viimase aja jooksul Eesti ühiskonnas, ka koolis, sealhulgas ka oma koolis, et peamised mured, mis meil tekivad, on suhtlemisprobleemide tõttu. Me oleme jätnud kas kellegagi suhtlemata, mõnikord me solvume liiga kergesti, mõnikord me suhtleme liiga palju virtuaalselt. Facebooki suhtlemine on selles mõttes halb, et ei ole võimalik näha teise inimese emotsiooni. Ehk kui me emotsiooni ei näe, siis me ei saa aru, mida ta selle lausega mõtles, siis me hakkame oletama. Aga me oletame seda vastavalt omaenda emotsioonile ja meeleolule ja see võib tegelikult kogu suhtlus ära rikkuda ja enamasti sellised päris tõsised kommunikatsiooniprobleemid tulenevadki sellest, et suheldakse virtuaalkeskkondades, sealhulgas kommentaariumites, mis on nüüd erakorraliselt vastikud ja mürgised paigad viimasel ajal. Ma soovin, et me saaksime igapäevaselt rohkem näost näkku suhelda. Ma soovin, et me oskaksime suhelda. Ma soovin, et kool pühendaks hästi palju sellele, et õpetada õpilasi suhtlema. Aitäh! Aitäh, Alo, sulle selle paindliku, avatud ja ilusa suhtluse eest. Soovime sulle ilusat suve ja palju jõudu ja jaksu sulle, et meid ootaks ikkagi helge tulevik ja futuroloogia ei oleks nii tume. Jah, aitäh! Järgmise korrani! Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeediakanalites. Kui soovid taskuhäälingut Õpime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.